Jumal kutsub Saamueli. Nooruke Saamuel teenis Jumalat preester Eeli juhatusel. Jumala sõna oli neil päevil haruldane ja nägemused ei olnud sagedased. Öösiti magas Saamuel templis, seal, kus oli Jumala laevas. Korra aga kuulis ta, et keegi hüüdis teda. Saamuel jooksis Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sina hüüdsid mind. Eeli aga vastas, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi ja heida magama. Saamuel läks ja heitis magama. Korraga kuulis ta uuesti, Saamuel. Poiss jooksis tagasi Eeli juurde. Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Preester vastas, mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine tagasi ja heida magama. Saamuel ei olnud kunagi varem saanud sõnumit Jumalalt, kes hüüdis teda veel 3. korda. Ta jooksis jälle Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, mida sa soovid? Nüüd Eeli mõistis, et Jumal ise oli poissi hüüdnud. Ta ütles Saamuelile, mine heida magama ja kui sind hüütakse, siis ütle, räägi, Jehova, ma kuulen. Saamuel läks tagasi oma asemele. Varsti kuulis ta häält, Saamuel, Saamuel. Saamuel vastas, nagu Eeli oli õpetanud. Nüüd rääkis Jumal Saamuelile, mida ta kavatseb teha preester Eeli sooga. Eeli pojad Hofni ja Piinehas olid samuti preestrid, kuid ei käitunud preestri auvääriliselt. Nad rõhusid rahvast, otsisid omakasu ja elasid kõlvatut elu. Nüüd teatas Jumal, et ta karistab preester Eelit, kes teadis oma poegade kombeid. Isa oli neid küll noominud, kuid ei ohjeldanud neid. Saamueli esimeseks otseseks ülesandeks Jumalalt oli see otsus Eelile teatavaks teha, mida ta ka tegi. Sellest võime lugeda 1. Saamueli raamatu 3. peatükist.